Tere, armsad elustiili kuulajad, elustiili Zoomi fännid. Meil on juba 14. elustiili Zoom ja mina olen Triin ja minuga on siin Maris, Margit, Eeva, nagu ikka, neljakesi. Räägime doTERRA toodetest ja sellest, kuidas enda igapäevast heaolu läbi doTERRA heade, puhaste, kvaliteetsete toodete toetada. Meil on läbi nende mitmete Zoomide olnud päris palju juttu eeterlikest õlidest ja ka doTERRA toidulisanditest. Toidulisanditest tuleb meil kindlasti varsti veel jällegi juttu. Aga tänase Zoomi me pühendame näo- ja kehahooldustoodetele, sest need on ka doTERRA e-poes täiesti saadaval ja olemas. Kui sa ei ole märganud, siis uuri, otsi, seal on päris mitu erinevat sarja ja üksikud toodet ja nendest me täna siis põgusalt räägimegi, teeme siis ülevaate, mida sa saad doTERRA e-poest valida iseenda näole, enda kehale, enda perele, erinevatele nii-öelda vanusele ja enda juustele just nimelt. Ja selleks, et siis igapäevaselt ennast veel paremini, ilusamini ja nooruslikumana tunda. Ja mina räägin siis kõigepealt doTERRA Essential Skin Care sarjast, millele siis ma ei teagi, eestikeelset vastet ma ei leidnud, sellepärast et ka eestikeelses versioonis oli see selliselt. Ehk siis meie kutsume seda valgeks näohooldussarjaks ja see koosneb päris mitmest tootest, mis ma arvan, et see kõige alus või kõige esimene toode doTERRAl oli siis see niisutav näokreem, mis on siin all selles nii-öelda selles potsikus, madalas potsikus. Ja see sisaldab probiootikume ja ta on hästi nahka kaitsev, muudab naha elastsemaks, nooruslikumaks. Ta on hästi mõnusalt niisutav, aga samas ta ei jäta nahka rasvaseks. Nii et väga-väga mõnus. Ja loomulikult kõik doTERRA kehahooldustooted, okei, nüüd ma valetan, vähemalt üks, millest hiljem Margit räägib, ei sisalda eeterlikke õlisid, sisaldavad eeterlikke õlisid, üks ei sisalda. Aga need siis nii-öelda need eeterlikud õlid annavad siis doTERRA kehahooldus, näohooldus, juustehooldussarjale siis nii lõhna kui ka toetavad omadused. Ja selles niisutavas kreemis on siis lavendliõli, viirukiõli, jasmiiniõli ja geraanium. Et need siis on ju teada-tuntud hästi head nahatoetajad ja need on siis doTERRA pannud seda kreemi siis omakorda veel toetama ja meie nahka siis läbi selle siis niisutama ja toitma. Siis alternatiivne, see sobib siis nii-öelda kõikidele nahatüüpidele, eriti tundlikule, kuivale, aga üldiselt ka kõikidele. Jah, seesama pilt võib jääda. Sa võtsid ära. Siis teine on vananemise vastane kreem, mida siis võib küpsema naha puhul kasutada, mis on siis selles pikemas tuubis. Mina isiklikult kasutan praegu hetkel seda. Mulle meeldib see sellepärast, et ma pigistan seda või õigemini vajutan seda sealt tuubist välja ja saan näo nahale panna niimoodi, et ma ei mökerda ise sõrmega seal kreemi sees, sest et see ju ka nii-öelda paneb need puhtamad kreemid riknema, kui sa sõrmega seal kreemi sees oled, kui sul just seda spaatlit ei ole, mõned on tublid, kasutavad spaatliga, aga see vananemise vastane kreem on mõnusalt tuubis ja seda saab sealt pigistada sõrme otsa ja just selle parasja koguse endale näo peale panna. Ja see sisaldab ka samasid eeterlikke õlisid, aga ta lihtsalt on veel nagu teiste omadustega nii-öelda timmitud selliseks, et ta just parandab naha jumet, niisutab ja ta tagab siis sellise nooruslikuma välimuse. Ja samamoodi on ka anti-aging või siis vananemise vastane silmaümbruskreem, mida ma kasutan ka, sest et mulle meeldib see sellepärast, et seal otsas on selline rullkuulike, mis väga mõnusasti aitab, millega ma kannangi seda kreemi oma silma ümber
ja ta aitab siis nii-öelda väikest sihukest jahutavat massaaži ka silmale teha, et hommikuti on just eriti mõnus, kui silmad on võib-olla natukene öisest magamisest võib-olla kergelt turses, et siis on see väga toetav. Sisaldab siis viirukit, ilangi ja Maroko kummelit. Ja on ilusaid kogemuslugusid jagatud ka vähemalt ühel doTERRA sügistuuril, et kuidas ta siis silmnähtavalt kortsukesi ja kurde siis vähendab. Siis on näopuhastusvahendeid seal tervelt 3. Üks on siis see facial cleaner, mida minu teismelisele väga meeldib kasutada, sest see sisaldab teepuud ja piparmünti ja sellisele aknelisele nahale hästi toetav ja mõnus puhastus, et seda ta nõuab ja sellega ta puhastab igapäevaselt. Siis on see näoskraab ehk kooria, mis siis nii-öelda elustab nahka, toniseerib, pehmendab, niisutab, sisaldab kreipi ja piparmünti. Ja siis on näotoonik, mida mulle meeldib kasutada ja millega ma võtan ka nii-öelda ka meiki maha, et silma meigi võtan tihtipeale ka baasõliga, kookosõliga maha, aga selle tooneriga siis saan mõnusalt ülejäänud naha puhtaks. Sisaldab ka ilangi ja kummelit ja lavendlit, nii et hästi pehmendav, toetav, peaaegu kõikidele näonahkadele sobiv ja ahendab siis poore ja ennetab ummistusi. Ja siis on veel 2 toodet, see on pinguldav seerum ja on särakeel. Särakeel on küll hetkel otsas, võib-olla et tuleb uuesti tagasi, vaatame. Aga pinguldav seerum on täiesti olemas, sisaldab virukit, mürri, sandlipuud ja aitab siis nahal pingulduda, saavutada oma naha elastsuse ja siis selle sära. Nii et selline sari on siis nii-öelda valge sari, doTERRA Essential Skin Care, nii et katseta, kui sa veel ei ole proovinud ja loodan, et leiad siit oma lemmikuid. Aga kui siit miski ei kõnetagi või ei ole, saa sulle lemmikuks, siis Eeva jagab nüüd veel mõnest näohooldustootest, mis doTERRAl on. Ja tere veel kord kõigile. Ja minul sellest sarjast nüüd, mida Triin rääkis, on 2 lemmikut. On see silmaümbruskreem rullikuga ja siis see anti-aging õhtukreem. Ime head, mida ma olen kogu aeg kasutanud. Ka seda tightening seerumit olen kasutanud väga palju. Aga kui me räägime nahast, siis me enamasti räägime ikkagi kuidas ma ütlen, me räägime nagu välimusest, kortsudest, kuivusest, ebaühtlasest lumest. Aga nahk on alati olnud tegelikult ju midagi enamat, et ta on selline keha piiriala, koht, kus siis sisemine maailm ja kohtub välimise maailmaga. Ja väga sageli on tegelikult ju ka nahk selline, mis näitab, kas me oleme väsinud, oleme me pinges, tasakaalust väljas. Et minu jaoks nahk ei ole lihtsalt pind, mida me peaksime hooldama. Et ta on ju elav kude, mis reageerib kõikidele hormoonidele, stressile, unekvaliteedile ja isegi selline, milline on meie sisekõne. Et kui närvisüsteem on pikalt pinges, siis muutub ju nahk ka kuivemaks, tundlikumaks, tuhmimaks. Ja kui keha dehüdreeritud või see lipiidikiht on nõrgenenud, siis võib nahk tunduda pingul isegi siis, kui me kasutame väga palju kreeme. Et nahk vajab tegelikult 2 asja väljaspoolt, niiskust ja kaitsvat lipiidikihti, et mis hoiab selle niiskusega nahas. Et kui me anname ainult niiskust, siis ja ei toeta seda kaitsekihti, siis see niiskus haurustub hästi kiiresti ära. Ja kui me anname näiteks ainult selle rasvase kihi, aga mitte päris niisutust, siis ka jälle nahk jääb raskeks ja ummistunuks. Et nii-öelda see tasakaal jälle võtmesõnaks. Ja sellepärast meeldib mulle väga doTERRA Verage'i sari. Et see on minu arust nii hästi üles ehitatud toetussüsteem ja see süsteem algab päris algusest.
ehk siis puhastamisest, sest nahk ei saa mitte midagi ennem omastada, kui sest ta on kaetud meil erinevate kihtidega, mis sealt õuest meil peale langeb ja toast ka. Et ta ei saa rahuneda ja mõnikord on see, et see puhastamine on ka hästi tähtis, et me puhastame teda vahel liiga karmilt. Et sellega saab ka liiga teha, et puhastamine ongi siis minu arust see koht, kus me peaksime mõtlema, et kas me toetame seda nahakaitsebarjääri või me hakkame hoopis seda tasapisi lõhkuma. Ja Verage'i puhastaja, see valge tuub, mis seal on minu jaoks kõige lemmikum puhastaja üldse. Läbi aegade, kogu minu elu on see minu lemmik, isegi mu tütar kasutab seda, et see eemaldab ka täpselt samamoodi meigi, ka need, kes meigivad rohkelt, siis nad on väga õnnelikud ja rahul, sest see tõesti eemaldab selle meigi hästi sügavalt, sest ta teeb oma tööd ikkagi nagu sügavalt, aga samas ta ei lõhu seda barjääri, ehk siis ta on nagu õrn ka. Ja ta jõuab pooridesse, kus ta siis saab eemaldada need mustused ja meigijäägid. Ja minu arust selle puhastajaga on üks asi, mida ma olen kogenud, et kui ma olen ära puhastanud, siis see nahk jääb mul pehmeks, ta ei kisu. Ja see vahe on tegelikult hästi suur, sest tegelikult see, kui meil jääb nahk kiskuma pärast puhastust, siis see on märk sellest, et nahk on kaotanud liiga palju oma loomulikust kaitsest ja seda me ei taha. Ja selles on siis ka eeterlikud õlid, apelsiin, teepuu ja basiilik. Ja need on minu arust, nad annavad sellise hästi värske aroomi sellele ja samal ajal on seal sees ka ju aminohapped, lipiidid, fruktoos, mis aitavad siis nahka hoida hüdreeritud ja toidetuna. Ja kui seda teha, siis hommikul ja õhtul, siis hästi väike kogus niiskele nahale, rahulikud ringjad liigutused ja korralik loputamine, siis minu arust see puhastus ise ongi juba see toetav harjumus, mitte midagi sellist, et ahah, siis kui on mingi probleem, vaid ta ongi harjumus, mis toetab, et me ei kustuta ainult tulekahju sellega. Kui puhastus on tehtud, siis tavaliselt tuleb järgmine samm, mida hästi palju alahinnatakse ja see on toonik. See on siis seal selle kõrval see natukene kõrgem rohekas pudel ja see on selline hetk, kus peale pesu ma puhastan naha ära ja panen peale toonerit, siis nahk saab tagasi oma tasakaalu, et ta natukene pinguldab, natuke toniseerib ja aitab siis ka vähendada seda pooride nähtavust. Aga minu jaoks kõige olulisem tooniku ülesanne on ikkagi see, et ta valmistab naha ette selleks, mis juhtub edasi. Selle tooneri koostises on siis ilang-ilang, koriander, küpress, palmaroosa, harilik nõiapuu ja siis see aaloe kombinatsioon. See on minu arust ka eriti hea, et ta jätab siukse värske ja veidi jaheda ja samal ajal siukse rahustava tunde. Ja tegelikult sellel on üks väga tore kasutusvõimalus veel, näiteks inimesed, kes töötavad konditsioneeritud ruumides, siis võta see tooner kaasa või ka mõnikord autos on meil kliimad sees või kui sa tunned lihtsalt, et päeva jooksul sul nägu ja nahk nagu väsib, siis seal on mõnus pihusti ja selle uduga siis vahepeal päeva jooksul värskendada oma nägu. Seda võib isegi panna vahel meigi peale, kui parem on ilma, aga kui meil on meik kaitseks peale, et siis ikkagi võib ka meigi peale seda panna. Et ta annab nagu kogu närvisüsteemile ka selle, et nüüd võib rahuneda. Ja kui me oleme rahunenud, siis meie nahk on niikuinii juba palju parem. Ja siis, kui naha oleme selle toonikuga ära tasakaalustanud, siis järgmine samm on, see kõige väiksem pudel, on Verage'i seerum. Ja see seerum on siis see, mis läheb hästi sügavale ja ta annab intensiivset niisutust.
ja no me peame ikkagi ütlema, et ta võib-olla siis toetab, mida sügavamale ta läheb, seda rohkem ta aitab vähendada siis seda peente kortsukeste nähtavust. just seetõttu, et ta on sügaval. Koostises on siis sellised imelised õlid, kui te kuulate: viiruk, lavendel, mürr, helikrüüsium, Hawaii sandlipuu ja roos. No mida paremat saab üldse olla ühes seerumis. et, et seda kasutatakse, noh, öeldud on, et kui mul on niisugune küps ja nõudlik nahk, aga minu arust sobib ta tegelikult igas vanuses inimestele, ka meestele muidugi. Sellepärast, et seal seerumis on lisaks ka lipiidide kompleks ja see jäljendab ju naha loomulikke lipiide. See tähendab seda, et nahk tunneb selle ära ja võtab selle hästi vastu, et tulemus ei oleks ainult siis niisutatud tunne, vaid tal olekski nagu, et see nahk oleks elus. Ja kõige lõpuks tuleb siis Verage'i niisutaja, selline hästi hõrn kreem, pehme kaitsev kiht, mis hoiab siis kogu selle eelneva toe paigas, mida te olete omale näole pannud. Mulle meeldib, sellepärast et ta ei ole paks, ta imendub hästi kergelt, on selline õhuke, aga samas sa tunnedki, et ta on hästi niisutav, et seal on siis sees geraanium, kadakamari ja jasmiin, et need siis toetavad naha tasakaalu ja aitavad ka jumet ühtlustada. Ja lisaks on seal ka astelpaju ja sheaway, et nahk saaks kaitset ilma, et ta jääks rasvaseks. Et minu jaoks, kui ma selle Verage'i rutiini kokku võtan, siis see on nagu minu jaoks nagu alustala, et seal puhastus, tasakaal, sügav niisutus ja kaitse. Ja väga sageli piisabki sellest. Aga mingil hetkel ikkagi tekib tunne, et nagu kõik on olemas, aga midagi tahaks nagu veel. Siis minu jaoks tulevad kindlasti, mis on minu igapäevarutiinis ja kaks sellist imetoodet on salubell ja jarropomm. Ja need siis ei asenda seda näohooldusrutiini, aga nad lisavad sellele selle tõelise kiki ja sügavuse. Ja ma alustan siis salubellist, sest salubell on selline uuendav segu. Mulle meeldib, tal on selline puidune, vürtsikas, hästi rikkalik aroom. Ja ta on ka selline küps, väärikas. Ta on nagu iseloomuga ja ta teeb oma tööd täpselt selle väärikusega. Ja see on siis patenteeritud eeterlik õli, see on puhast eeterlik õli, see ei ole segatud fraktsioneeritud kookosõliga. Ja selles on siis ka viiruk, Hawaii sandalwood, mürr, lavendel, helikrüüsium ja roos. Need on siis need õlid, mida läbi ajaloo on hinnatudki ilu, naha säilimise toetuseks ja kui ma salubellist räägin, siis mina kasutan seda enim ikkagi silmaümbruse toetamiseks. Et see on ju ka koht, mis näitab kõige esimesena välja, mis meil probleemid on, kas seedimises või lihtsalt väsimus või kuidas me ennast tunneme. Et mõnikord ei ole vaja nii palju suuri muutusi, et piisab nagu sellest ühest väikesest järjepidevast puudutusest ja kui see salubell minu arust ongi täpselt see, kui nad on puhaste eeterlike õlide kombinatsioon, siis imeväike kogus õrnalt silmaümbruse luujoonele, ülevalt, alt ja soovi korral, tähendab, mina panen seda Triinu nimetatud seda rullikuga kreemi, silmakreemi siia sellele salubellile peale, sellepärast et ta nagu kinnitab ja viib sisse ja ausalt öeldes siis ma saan kohe ka silmad lahti hoida, sellepärast et need eeterlikud õlid ei lendu mulle silma. Et selline mikrorituaal 20 sekundit ja ta ütleb juba kehale, et ta võib rahuneda. Et
et minu arust juba sellest nagu kõik see ongi, kui me nägu on pehme, siis me näeme ka nooruslikumad välja. Ja teine koht, kus minu arust Salubell töötab hästi, kuna me räägime kogu kehast, siis see on selline taastumine, et näiteks päike, liigne või kui meie nahk on ebaühtlase sellise tooniga või lihtsalt kurnatud või väga kuiv, et siis see Salubell töötab minu arust väga hästi ja minu ikkagi ta töötab hästi siis, kui järjepidevalt, mitte lihtsalt see, et korraga palju teen. Ja Salubell on väga praktiline esmaabi ka. Kui on väiksed kriimud kuskil või väiksemad nahavaevused või karedus või lihtsalt tunne, et mu nahk tahaks veel midagi. Aga Salubelli ei ole ainult näole, et ta võib olla toeks hästi nagu kehale ja närvisüsteemile ka, et näiteks õlapingete korral ka, et kui te lähete, olete tööl ja te ei taha panna Deep Blue'd peale, sellepärast et kolleegid hakkavad ära jooksma teie kõrvalt, siis Salubell on hästi hea selline õlgadele pinge leevendaja, et määrite siia õlgadele või siis ka pinged ehk siis peavalud, et meelekohtadele, kuklalohkudele ja vajadusel siis korrata nii kaua, kui see pinge on hajunud. Et ausalt öeldes ma ütlen niimoodi, et mõnel päeval aitab see võib-olla paremini kui need 10 pingutatud positiivset mõtet. Ja Salubell näiteks sobib ka hästi ööunetoetuseks. Panengi õlgadele imeväike kogus nina alla ja, ja, ja kui on olnud emotsionaalselt raske näiteks, siis ka Salubell rinnakule, tee lihtsalt üks sügav hingamine ja siis sa tunned, et kuidas see päev lihtsalt saab kõrvale pandud. Ja juustest veel tuleb jutt, aga ma tahan rääkida ühe nipi juuste jaoks, mida on hästi hea teha. Peanahk ja juuksed vajavad ka, et mul on selline 10-milline tühi rullik ja sinna panen umbes 20 tilka salubelli, rosmariini ja mina ei pane sinna fraktsioneeritud kookosõli, aga võib panna või kanepiõli. Loksutad ja kasutad peanaha hoolduses sellise juuksemaskina. Et see on nagu hästi lihtne viis segu tööle panna siis ka seal, kus me võib-olla nii palju hoolitsusele ei mõtle, aga kus pinge ja kuivus kogunevad tegelikult väga kiiresti. Ja emotsionaalsel tasandil on Salubell minu jaoks selline segu, mis aitab tulla välja raskustest ja negatiivsusest. Et see sisemine ruum muutuks avaramaks ja ta toob sellise lootuse, usu, armastuse. Ja siis veel üks jarropomm. See on segu, et kui sa ei ole jarropommi veel kasutanud, siis ta võib sind ehmatada, sellepärast et ta on sinine. Ta on täiesti sinine ja aga kui te proovite seda, siis see toon hajub hästi kiiresti ja imendub üllatavalt kergelt ikkagi. Et jarropomm ühendab siis jarroeeterlikku õli, mis on raudrohi ja külmpressitud granaatõuna seemneõli ja see on ka suurem pudel ehk siis 30 milli. Ja ta annab nahale siis elujõu ja toonuse ja säravuse tunde, et jarropommi kasutatakse sageli just naha elastsuse ja sellise noorusliku väljanägemise toetuseks. Ja minu arust ta toetab ka keha enda kollageenitarkust, et mina kasutangi seda enamasti õhtul või niimoodi, et ma segan ta oma niisutaja sisse, ühe väikese tilga selle pipetiga panen sinna sisse. Et eriti siis, kui nägu tundub selline väsinud ja tuhm, mitte kuiv, aga just siis, kui ta on selline nagu eluta. Ja jarropomm sobib hästi ka kuivale, sügelevale nahale lokaalselt ja mõned inimesed kasutavad ka jarropommi seespidiselt, et kas pipetiga keele alla või siis kapsliga sisse. Selline üldine heaolu ja antijooksutantse toe eesmärgil. Et minu soovitus, et lihtsalt pea nõu, kuula oma keha ja tunneta, kuidas seda kasutatakse. Või kuidas sa ise seda tahad kasutada. Ja emotsionaalselt ikkagi jarropomm on selline turvatunde looja.
et kui me oleme kriisis ja ülekoormuses või väga hajevil, siis randmetel või südamepiirkonnas või seda sisse hingates või tilgakene keele alla, siis tunne on selline, et piirid tulevad tagasi ja kui piirid tulevad tagasi, siis see mõjutab ju iseenesest meie nägu, sest kui sees on rohkem turvatunnet, siis näos on vähem pinget. Ja minu arust hästi lihtne, kui ma vaatan nüüd seda pilti, siis seal on kõik hästi loogilises reas, et veraažrutiin on selline baas, salupelle on selline taastav täpp sinna ja Jarro Pomm on vitaalsuse ja kaitse lisakiht. Ja üks nipp veel, mis minul on üks tühi salupelli pudel. Ja seal ma teen siis sellise segu, et kui mu salupell on poole peale saanud, siis ma panen sinna ka teise poole Jarro Pommi, ehk siis sellest on saanud minu õhtune näorutiin. Silma ümber ma panen ikkagi puhast salupelli, aga näole ma panen siis seda segu. Et see on selline mõnus osa. Aga see ei ole üldse veel kõik, mis meie oleme Triinuga rääkinud. Maris, äkki sa nüüd lisad kogu selle vahvad tooted, mis meil veel seal doTERRAs on? Ja aitäh, Eeva. Me kõik teame, et doTERRAl on mega palju häid tooteid, lihtsalt võtab silme eest kirjuks ja mida valida. Ma korraks veel ka panen oma kommentaari siia, mis Eeva just siin Järro ja Salubelli kohta rääkisid, et minu kaks suurt lemmikut ja see raudrohu, granaatõuna seemne, baasõli segu on nagu, see on see koht, kus Eeva ütles, et vahel nahk tahaks midagi enamat või seda kikki ja minu jaoks on see koht, kui sa tuled saunast, et siis tahaks nagu midagi enamat kui see tavapärane igaõhtune näohooldusrutiin. Et siis tahaks sellist nagu maski moodi või sellist tummist toetust. Ja Järro on täpselt see, mis siis panna kas siis puhtalt otse näo peale, dekolteele ja keele alla samamoodi, et see on tore, et sa selle ka, Eeva, ära mainisid. Ja see ei ole mitte see, et mõned kasutavad, et see jäi kõlama niimoodi, et see nagu ei oleks soovitatav, vaid vastupidi, ma ütleks, et see on väga soovitatav, sest lisaks sellele, mis Eeva juba rääkis, et on väga-väga võimas rikkalik antioksüdant, siis ta on just nimelt kollageeni et keha ise, et ta aktiveerib kehas meie loomuliku kollageeni tootmist ja toetab seda. Ja teine väga oluline nüanss on tal see, et ta toetab meie vereloomet. Et puhastades verd ja andes kehale selle info, et luua uut, puhast, toimivat, kõike seda, toetada seda vereloomesüsteemi ühesõnaga. Ja see on eriti siis oluline, kui sul on olnud mingeid traumasid või sul on vererohked päevad, et sa oled verd kaotanud, et anda kehale seda toetust sinna juurde. Ja väga-väga-väga võimas abiline, et kui sa tead taimemaailmast, mis on raudrohu taime omadused, siis tea, et siin purgis siis kohtuvad raudrohu eeterliku õli, kõik väga võimsad omadused koos siis selle granaatõuna seemne baasõliga. Nagu Eeva ütles, et tema segab kokku need salupelli, need pooltühja rullikusse, siis mina teen vastupidi. Mina segan sihuke segu 7 kokku sinna Järro Pommi pooltühja. Mul on küll mitu tühja pudelit, kuhu ma valan neid rohkem kui pooleks, aga minu lemmik segu ja selline õhtune näonaha ja mitte ainult näonaha, vaid kaela ja dekoltee poputus on siis võib-olla ütleks sihuke kolmandik. Panen Järro Pommi, siis panen sinna salupelli ka võib-olla kolmandik ja siis ma olen sinna juurde lisanud veel, mida meil kogu aeg saada ei ole, aga ma tean, et paljudel on kodus olemas ja võib-olla on unustuse hõlma vajunud ja aeg-ajalt seda tuleb taas müügile, on see roosi moringa näoõli, mis on siis ka nagu baasõli, panen seda sinna veel ja lisaks panen sinna veel mõned eeterlikud õlid, näiteks panen sinna copaibat, panen sinna Blue Dance'it, panen sinna palmaroosat ja noh, varieerin, mis veel nagu pähe tuleb, et need on
see on minu saladus, salanipp sinna ja just nimelt, et selle pipetiga pudelist hästi mugav võtta ja kasutada sellist rikkalikumat näohooldust, eriti just siin talvisel külmal ajal, kus veepõhised näohooldustooted ei ole soovitatavad, kui väljas nii külm on, siis need väga korraliku kvaliteetse baasõliga tooted toimivad nahale, siis nagu Eeva rääkis ilusti, et nii kaitsekihina kui toitja ja niisutajana. Aga nagu Eeva ütles, ma tsiteerin Eeva sind kogu aeg, et see ei ole kõik. Et otseselt meie igapäevane nahahooldus küll saab siit juba kaetud, aga kui siit edasi minna, siis on meil üks väga oluline sari, mis hoolitseb meie näonaha, mitte ainult näonaha, vaid meie terve keha, nii näo kui keha naha heaolu eest, eelkõige siis suvel, on siis doTERRA mineraalne päikesekaitse toodete sari. Siin on see oluline võtmesõna on mineraalne, et see ei ole siis sünteetiliste blokaatoritega. Ma loodan, et sa ikka tead, et need tavalised päikesekreemid siis mitte kuidagi ei toeta meie kehasüsteeme, vaid pigem vastupidi võivad häirida meie hormonaalsüsteeme, võivad soodustada siis meie rakkude enneaegset vananemist, ka tegelikult väga mitmeid raskeid konditsioone seostatakse just nimelt sünteetiliste naha või päikesekaitsekreemidega, mis siis lahvatasid sellel ajal, kui tulid turule sellised just nimelt need päikesekaitsekreemid, et tegelikult päike on meie nahale väga-väga vajalik, lihtsalt ei tohi üle pingutada ja me peame pakkuma nahale siis sobilikku hooldust. Ja doTERRA päikesekaitsesari siis on mineraalne ja otse öeldes siis jamavaba. Tegemist on siis mitte nano tsinkoksiidi baasil põhineva siis kaitsega, et see mitte nano on ka hästi oluline sõna siin, et nanotehnoloogia on kosmeetikatööstuses väga-väga levinud, öeldes, et see on hästi tõhus, see läheb sügavamale ja nii edasi, aga kas siin näitas slaide, Eeva? Huvitav. Nüüd on slaidid. Nüüd on jah, aga kõike on näha, et mitte ainult seda esimest. Aga kuidas enne ei olnud? Nii. Nüüd on näha? Ja nüüd on näha. Okei. Ma omast arust ei muutnud midagi. Igal juhul, minnes tagasi selle juurde, et see nanotehnoloogia on selline tehnoloogia saavutus, mis on turul juba siin palju aastaid olnud, aga tegelikult leidub väga palju uuringuid, kus see nanotehnoloogia mõjutab ka neid, kuna ta on nii peen, on ju nanoosakesed on väga-väga-väga väiksed, nad lähevad väga-väga sügavale ja nad lähevad ka vereringesse, nad lähevad sinna, kuhu nad ei pea minema, siis see päikesekaitsesari on mitte nanotehnoloogial siis põhinev ja tsinkoksiid on see põhiline kaitse, mis tekitab siis füüsilise kaitsekihi naha peale, et ei lase siis kahjulikel päikesekiirtel meie nahka rikkuda. Ta on siis vegan friendly ei ole loomkatseid tehtud ja on igati turvaline ja ta on kerge ja tihti inimesed arvavad, et see tsinkoksiid tekitab seda, et jääb valge kiht naha peale, aga tegelikult on need tehnoloogiad ikkagi tänapäeval läinud selliseks, sul peab olema väga, ma ütlen kogemusest, et kui su nahk on korralikult niisutatud, siis ta ei jäta seda valget kihti naha peale. Ja kui jääb õrn valge kiht, siis see näitab, et su nahk on väga-väga-väga kuiv. See tähendab juba väga kuiv ja see tuletab sulle meelde, et su nahk vajab üldist niisutamist rohkem. Aga üldiselt on need kreemid hästi kerge koostisega ja ei jää sellised tummised, paksud, valge kihina sulle naha peale. Mis on ka oluline see, et maailma sellisest hoidmise kontseptsioonist, et nad on mereelule ka turvalised, et nad ei riku siis ei koralle,
ei mõjuta seda veealust keskkonda, mida need sünteetilised päikesekaitsetooted teevad. Ja see on väga-väga suureks probleemiks juba maailmas, kus me rikume seda tasakaalu. Nad on veekindlad kuni 80 minutit ja siis soovitatakse uuendada. Ja kõik need tooted siis on päikesekaitsefaktoriga umbkaudu 30-40 ja see sõltub siis sellest, et kui tihti sa uuendad, kui paksu kihi sa paned. Ja seda igaüks peab ise teadma oma nahavajadusi, et tumedama nahalised saavad natukene kergemalt võtta ja kellel on väga õrn nahk, siis peab võtma natukene tõsisemalt seda. Ja kõik need tooted sisaldavad ka siis eeterlikke õlisid, nagu ikka doTERRAle kohane. Ja kui sa vaatad seda pilti, siis siin on nagu lihtsalt siin on erineval tekstuuril ja erineval kujul need tooted. Ja kui me vaatamegi siit, et meil on 2 sellist põhilist päikesekaitsetoodet. Üks nendest on pihustiga pudelis ja teine on tuubis nagu losjoonina siis. Tegelikult sisu poolest täiesti samad, aga lihtsalt erineval kasutusviisil saad kasutada, kuidas kellelegi meeldib rohkem. Sisaldavad siis kõik nahka niisutavaid õlisid nagu porgandiseemneõli, jojobaõli, vaarikaseemneõli, millel on siis endal ka juba selline looduslik päikest tõrjuv, siis ma ei saa öelda faktor, ei ole õige sõna, aga päikese sees. Ja lisaks siis eeterlikud õlid ja taimsed ekstraktid, mis kõik ka siis hooldavad nahka ja hoiavad seda. Nii, siis on üks väga tore toode, mis mulle endale väga-väga meeldib. Ma näitan seda siin päriselus ka, on pulk, mis siis on tahkel kujul, kakaovõi ja shea-või baasil, on selline mõnus pulk. Ja see on see koht, kus ma praegu meie külmas kliimas tuletan meelde, et päikesekaitsetooted ei ole mõeldud ainult suveks, vaid praegu siin meie külmaga talves ka väga-väga olulised. Üks asi loomulikult, kui sa talvel sõidad mägedesse suusatama, siis need kõik päikesekaitsetooted teevad oma tööd ka mägedes väga hästi. Aga isegi meie kliimas praegu, kui meil päikest nii väga ei ole ja päike liiga ei tee, siis see pulk on täpselt see, mis kaitseb meid ka ilmastikutingimuste eest ja selle külma eest. Näiteks, kes eile Tartu maratoni sõitis, siis selle külmaga mitte ei oleks pidanud oma põski ja nina plaasterdama, vaid see tõmbad põse peale, nina peale, ehk siis külma kaitseks toimib ka suurepäraselt. Ja see ka ei jäta nahka valgeks, et kui siin, ma ei taha näkku praegu tõmmata ka käe peale, et ei jää valgeid triipe, vaid vastupidi, selline nagu mõnus, väga pehme, hea niisutus sobib väga hästi. Ja peale päikese käes siis viibimist, kui sa oled kehale natukene liiga teinud, siis pihustiga pudelis After Sun siis toode, siis aloe vera baasil, hästi mõnusalt jahutab, rahustab nahka, sisaldades veel vitamiin E-d. Ja mis on siin põnev, et siin on sees ka naha peale jäävad siis pro- ja prebiootikumid, mis aitavad siis nahka hoida ja taastada. Ja sisaldades siis veel piparmündi eeterlikku õli, helikrüüsmit, frankincense'i, et kõik, mis aitavad ka nahka taastada ja hülaroonape ka siin sees, väga võimas niisutaja nahale. Tore pihustiga pudel, mida saab pihustada ka tagurpidi, et ei ole ainult see, et pead kuidagi võimlema, vaid saad vabalt pihustada igatpidi. Et hästi käepärane ja jahutav. Ja olen kuulnud nippi, et inimesed hoiavad seda ka külmkapis. Et siis, kui tuled kuuma päikese käest, siis on veel eriti ekstra jahutav. Nii et kuidas kellelegi meeldib, maitse küsimus. Ja nagu ütlesin, sobivad ka talvel kasutamiseks, et ei ole üldse ainult suveks mõeldud, et kui lähed mägedesse, ära unusta kaasa võtta. Ja ekstra pean veel mägedega seoses välja tooma siis selle päikesekaitsesarja kõige uuem liige, mis alles
eelmine kevad tuli, on see pisikene huulepalsam. Ta on ülinunnu, et kui ma selle suure selle kõrval näitan, siis ta on nagu nii pisikene, siit nagu hästi näha, et hea taskus igal pool kaasas kanda. Muidugi sa võid teda siin ka praegu kasutada, eriti kui sa lähed suusatama, siis hea panna huulte peale, nina peale, mis on need kohad, mis kõige rohkem saavad siis päikese käest puretud, eriti mägedes. Samamoodi siis mitte nanotsинkoksiidiga rikastatud mineraalne see ja niisutab ja sisaldab siis shea võid ja koos eeterlike õlidega, mis siin sees on veel, siis samamoodi helikrüüsum, sidrunhein, spearmint ja manuka õli siin samamoodi sees. Lastele ka kõik need tooted väga-väga sobilikud, et ei pea ostma lastele eraldi mingisugust teistsugust toodet, et kõik sobivad. Nii et ma loodan, et sinu päikesekaitsekreemid ei seisa praegu ka kurvalt kapis, vaid kui sa lähed kuskile mägedasse suusatama, siis sa võtad need sinna ka kaasa ja loomulikult rannapuhkused igal pool Hispaanias praegu väga-väga vajalikud kaasa võtta. Nii et hoolitse niipidi ka enda naha eest, et see on üli oluline. Päike on meie sõber, aga targalt. Korraks käis läbi juba juuste teema, et ja doTERRAl on väga-väga tore juustehooldussari samamoodi. Maris armas. Jälle ei ole pilte või? Kas ma ei saa aru, miks, sest ma ei pane kinni seda vahepeal. Nüüd. Aga kui ma slaide vahetasin, siis oli või? Ei, slaidid ei muutunud. Ja on küll pahasti. Väga huvitav. Aga praegu on šampooni pilt ees. Okei. Juustehooldussari siis, doTERRAl. Ma tean, et paljud nutavad seda vana sarja taga, aga meil on väga tükk aega olnud juba see, ma ei saa enam öelda uus sari, aga see on meil tükk aega olnud ja ma loodan, et kõik on harjunud ja leidnud omale sobiliku, sest see uuenduskuur tegi ka toodete sisu puhtamaks, paremaks ja sõbralikumaks. Väga mõnusad 500 milliliitrised suured pumbaga pudelid. Meil on siis igapäevane selline kaitsev šampoon, niisutav balsam ja kolmas toode on väga põnev juustesse jäätav balsam, siis mida ei pea välja loputama. Ja kõik on õrnad, sobivad igapäevaseks kasutamiseks, loomulikult niisutavad, toitvad ja sisaldades siis eeterlikke õlisid samamoodi. See šampoon on põnev ka selle poolest, et ta sisaldab kiinoa proteiini ekstrakti, et siis toita meie juuksekarva seestpoolt, sest mida väga paljud tavapoe šampoonid teevad, on see, et nad ehitavad nagu väljaspoolt juuksekarva ümber sellise kunstliku kihi, mis teevad sulle tunde, et mu juuksed on hästi terved, siledad, läikevad, lopsakad, aga tegelikult see on sinna väljastpoolt peale pandud, nagu niimoodi tuleb sinna juuksekarva ümber ja see tegelikult ei tee head, vaid vastupidi. Aga selline taimsed ekstraktid seal sees aitavad niisutada ja toita juuksekarva seestpoolt, et ta saab ise ennast üles ehitada. Ja sisaldab siis piparmündi, eukalüpti ja teepuu ja rohemündi eeterlikku õli samamoodi, et siis meie peanahka ergutada ja natukene sellist mõnusat värskemat tunnet anda. Kusjuures üks hea nipp, ma ei tea, kas see on hea nipp, aga ma olen kuulnud, et inimesed kasutavad seda šampooni näiteks samamoodi raseerimiseks, et ta on nii õrn ja pehme, ta ei ole tugev, ta hoiab meie juukseid ja juuksevärvi tegelikult samamoodi, et see sobib väga hästi värvitud juustele, et ta ei pese seda värvi maha. Aga just, et ta sobib ka tegelikult kehale, et kui sul juba seda vahtu siit üle jääb, siis sa võid seda vahtu igale poole tõmmata ja kasutada siis multifunktsionaalselt sobib.
Palsam siis samamoodi väga kerge koostisega, kuid ütlen omast kogemusest, et tegelikult on rikkalik. Minul siuksed paksud tugevad juuksed, mis vahel ikkagi olen varasemalt kogenud, kuidas palsam ei ole piisav minu juustele, siis see tegelikult on rikkalik ja toitev palsam. Nii et ei jää juuksed pusasse, ei jää liiga nagu kangeks ja kahuseks, vaid on mõnusad, pehmed ja seestpoolt siis niisutatud. Ja samamoodi piparmündi, eukalüpti, teepuu ja rohe eeterlike õlidega siis rikastatud. Ja võib-olla niisugune vähem kasutatud ja tundmatum toode on see juustesse jäetav palsam, mida siis ei pea välja pesema, vaid see on mõeldud näiteks, kui sul on vaja kiirelt, sa võid seda kasutada siis mahapestava palsami asemel, siis sa paned ta lihtsalt nagu oma juuste nagu lahtisesse osasse ja ei pese välja, vaid saadki kohe föönitada, kuivatada, sest ta käitub kui ka kuumakaitse ja sa võid seda ka pärast hiljem, kui sul on väga kuivad juukseotsad ja sa oled küll palsamit kasutanud, aga sa võid seda kasutada ka kuivades juuste otstes, et ta niisutab, aitab pusadel lahti tulla ja föönitamise, sirgendajate alla, kõik siis ta on nagu kuumakaitse samamoodi. Ja see juustesse jäetav palsam lõhnab nagu ülihästi. Seal on natuke teistsugused õlid sees ja ta on väga mõnus sihuke nagu aroomiteraapias või ka siin juustes, et sisaldab siis apelsini, magnoolia, Maroko kummeli ja laimi eeterlikke õlisid ja lisaks osmantuse ekstrakti. Nii et ülimõnusa lõhnaga ja juba sellepärast võiks seda kasutada. Nii et väga-väga praktiline toode. Kui sa oled märganud või märkad edaspidi, siis tea, et vahel on saadaval needsamad 3 toodet ka reisi suuruses, 100 millilitrised, et on hea kotti kaasa ka võtta, et hoia siin peal pikka aega, et neid liigub. Ja meie juustesarja minu üks väga-väga suur lemmiktoode on siis, kas on slaid näha? Ei ole veel. Siis pean tegema, ei tea, milles asi, tehnilised viperused. Nii, nüüd on? Jaa. Minu kõige lemmikum toode võib-olla sellest juuste hooldusest on Root to Tip seerum. See on mitte ainult juukseotsa seerum, siis aga juurtest juukste otsteni ja väga-väga-väga rikkalik seerum, siis, mis sisaldab erinevaid eeterlikke õlisid ja sisaldab taimseid õlisid, mis siis niisutavad ja see on mõeldud nii juusteotse toitmiseks kui ka peanaha eest hoolitsemiseks, et see, kui kipub liiga kuivaks minema, kui seal kipuvad muud probleemid olema, siis väga-väga soovitan kasutada teda nagu juuksemaskina samamoodi ja kuivadesse juusteotstesse, et nad võtab seda staatilist elektrit ära, ei ole nii kahused, on ilusad läikivad ja ei tee sealjuures juukseid raskeks. Ja selliste kahupeade suur abiline, suur sõber on see seerum küll. Ja siin sees siis roosmariini, lavendli ja piparmündiõli aitavad peatada juuste väljalangemist, aktiveerivad juuste kasvu. Ja neid samasid õlisid eraldi võid sa segada alati ka näiteks šampooni sisse, et kui sa tahad ergutada oma juuste kasvu näiteks või rahustada hoopis peanahka, siis siin sees ka cedarwood ja lavendliõli hoolitsevad siis selle eest, et peanaha rasutootlikkus oleks tasakaalus ja juuksed oleksid siis rahulikud ja närvisüsteem samamoodi, kui sa siit seda lõhna tunned. Ja majoraam ja eukalüpt annavad siis juustele pehmust ja samamoodi peanaha eest hoolitsevad ja samamoodi, nagu millest Eeva rääkiski, et meil on vaja see niisutus lukustada naha siis kihtidesse, samamoodi juuksekarva sisse. Peame seda niiskust seal kinni hoidma ja selleks siis osad eeterlikud õlid on väga-väga võimsad. Nii et selline põnev ülevaade hoopis teise nurga alt, teistest toodetest ja loodan, et need leiavad sinu kodus kasutust ja sa leiad ka omad lemmikud.
aga meil on tegelikult veel väga palju tooteid, millest räägib meile Margit. Nii, ma loodan, Margit, et sinu slaidid toimivad paremini kui minu omad toimisid. Oled mute'i peal, Margit? Ma ei saanudki mute'i maha, sellepärast ma ei suutnud Just, mul oli sama enne. Nii, kas te näete nüüd minu lehte? Okei. Mul hiir lakkas töötamast, ma pean korraks uuesti välja minema, vabandust. Miks ta mul... Ta full screen'is lähebki ära, nii et sa full screen'is ei näegi. Ja mul oli lihtsalt üks asi seal ees, mis mind väga segas. Aga mina siis räägin nendest igapäevatoodetest, mis ei ole nii spetsiifilised nagu need sarjad, millest rääkisid siis Triin, Eeva ja Maris ja no nii hea põhjalik kuulamine oli praegu, et mina sain kohe päris mitmed nipid sealt enda jaoks. Aga siis see kõige lihtsam, see igapäevane, kõige lihtsam hooldus endale on ju see hoolitsus doTERRA toodetega on siis võib-olla see esimene, et me ju tahame ennast pesta ja tahame pesta ennast toodetega, mis oleksid meie kehasõbralikud. Ja doTERRAl on selline sari nagu spa põhikomplekt, mille sees on dušikeel, mis on selline hästi tore virgutava, aga leebe aroomiga. Ta sobib absoluutselt tervele perele, sobib nii lastele, naistele kui ka meestele, et seal pole sellist, ütleme siis soopõhist lõhna, et ta sobib kõigile, ta on väga, väga mõnus. Ja selles komplektis on ka see kehakreem, mis on siis käte ja kehakreem. Kui Triin enne ütles, et kõikides toodetes on eeterlikud õlid sees doTERRAl, siis see on üks see toode, kus ei ole eeterlikke õlisid. Ja siin ongi ta täiesti lõhnatuna nagu siis loodud, et me saaksime ta ise enda jaoks hästi mõnusalt vastavalt vajadusele lõhnastada. Et kui ma tahangi õhtul teha endale hoopiski sellist rahustavat lavendli massaaži, siis ma panen sellele kreemile natukene paar tikka lavendlit sisse. Ja kui ma tahan hommikul sellist mõnust värskendavat ja rõõmsat apelsini aroomi endale saada, siis ma panen näiteks apelsini. Nii et selle kreemi puhul on absoluutselt kõik nagu lubatud lõhna poolest. Kasutad täpselt nii, nagu sinule endale ta täielikult sobib. Ta on mitte rasvane, ta on hästi siukene kergesti imenduv ja selle sees on siis päevalille makadeemiaseemne õlid, mis on siis erakordselt niisutavad ja annavad nahale sellise mõnusa niiskust säilitava omaduse. Mina ei peatunud toodetel üldse pikalt, sest meil muidu läheb suum väga pikaks, aga sellest samast sarjast, doTERRA spa sarjast on selline paksem keha võie ka olemas. Et kui see keha jaoks mõtled käte ja keha kreem või losioon eelmise slaidi pealt oli selline kerge ja igapäevane hoolitsus, siis kui vahest on meil kas käed on tohutult külma saanud ja käenahk on karedaks läinud või suvel me kõnnime palli jalu palju muru peal, liiva peal ja jalatald on läinud kuivemaks, siis see body butter selles rohelises tuubis, mis on, see on tõeliselt selline paks ja toitev ja sedasi kui peale määrides on ta väga taastav ja hoolitseb meie naha eest mõnusalt. See sees on shea või, mida me kõik teame, mis on meie nahale hästi toitev ja kakaoseemne või samamoodi. Et lõhna poolest on ta ka selline rõõmsapoolne, sest seal on apelsini ebatsuuga sees, rõõmus ja värske. Ja viiruk on alati üks eeterlik õli, mis annab teistele eeterlikele õlidele sellist toimeainet juurde, nagu selles mõttes, et ta võimendab nende toimet. Siis see on ka siia sisse pandud. Sellest sarjast on veel ka body scrub, mis on siis suhkrurooga tehtud kehakoorija.
ja seda kehakoorijat mul väga meeldib kasutada õhtuti lihtsalt käte peal, et teha sellist kodust kiiret maniküüri. Kui me päeval olemegi saanud oma kätega sellist külma vett, kuuma vett, külma ilma, kuuma ilma ja käenahk läheb väga hapraks, siis kui me kasutame seda body scrubiga käte pealt, siis ta taastab seda, ta esiteks seda koorib ära selle vana naha, mis seal peal on, ja siis ta annab sellise kaitsekihi selle õliga, mis siis seal on magusa mandliõlina antud ja päevalillõli samamoodi. Et väga meeldib mulle seda sarja kasutada. Ja mulle meeldib kasutada ka jalgade peal, just et jalad alla nahk, et seda ka pehmendada. Mida me kindlasti terve perega kasutame veel, on seebid. Et kes on seebi usku, mis on siis selline kõva tükiseep, on ju, siis doTERRA pakub 3 erinevat varianti selleks. On 2 tükki on siis sellised just siis eeterliku õlisegu nimega, üks on Balance ja teine on Citrus Bliss ja need siis annavadki samasuguse aroomi, nagu on nendel õlidel. Aga 3. on siis täiesti selline tavaline doTERRA niisutav seep, millel on bergamoti ja kreibi eeterliku õli lõhnad. Et nad on kõik väga head niisutavad, nad ei kuivata nahka ja on kerged kasutada ja kaasa ka võtta. Need on piisavalt suured selles mõttes, et neid jagub päris pikaks ajaks. Kui me ennem rääkisime sellest, et meil on doTERRAl lõhnatu keha ja kätekreem, siis tegelikult on doTERRAl veel 2 kätekreemi. Üks on roosilõhnaline, imeline kreem, mida me oleme kasutanud terve keha peal, eriti näiteks siis, kui me oleme tulnud spaast ja spaas on seda kloori ja keha kuivatavat ainet üsna palju ja kellel on meil see nahk eriti õrn või tundlik, siis peale pesu spaas me oleme alati kasutanud roosiõli pealaestava tallani, okei, juustesse ei pane, aga nägu, eks ju, kui nägu on natukene õhetama läinud sellest kloorist või siis ülejäänud keha, siis meie jaoks on see roosikreem olnud väga mõnus keha naha rahustaja. Et soovitan seda kasutada mitte ainult käte peal, vaid ka siis keha peal. Ja Citrus Blissi kreem on Citrus Blissi lõhnaline. Ta on väiksemas tuubis, kui on roos, mis tähendab seda, et kui näiteks lennukiga reisima minna, siis on väga hea ta kaasa võtta, sest ta jääb alla 100 milli. Okei, roosikreemi saab ka kaasa võtta käsipagasisse, aga seda suurt keha ja kätekreemi, mis on selles rohelises tuubis ja on lõhnatu, seda ma käsipagasisse kaasa võtta ei saa. Aga siis see roosi ja Citrus Blissi kreemid on oma suuruselt väga sobilikud ja mugavad endale kaasa võtta. Siis doTERRAl oma toodete valdkonnas on ka midagi huultele. On 3 erinevat sorti huulepalsamit, on ürdise lõhnaga, originaalse lõhna ja troopilise lõhnaga. Need sa leiad endale sealt kindlasti oma lemmiku, mis sulle siis meeldib. Ja nad on väga siuksed head pehmendavad palsamid, hea kasutada nii hommikul ka õhtul ja soovitus on just see ka, et kui sa õhtul magama lähed ja kasutad seda oma huulte peal, siis määri natukene laiemalt, määri ka naha peale, sellepärast, et meie need huulte ümber olevad kortsukesed tahavad ka hoolitsust, et see huulepalsami konsistents on selline väga hea ja tummine, et seda nahka kenasti siis niisutada. Aga selle slaidi peal on üks minu absoluutne lemmiktoode veel, see on CorrectX ja see on absoluutselt igas minu käekotis, lauasahtlis ja öökapi peal. CorrectX on toode, mis on sõna otseses mõttes kõike tegev salv. Näiteks ütleme kõige lihtsama asja praegusel hetkel on ju. Miks ta mul on kotis on see, et ta on huulepalsamina imeline. Ta on supertoode, kui on nahk saanud kahjustada. Ta niisutab, ta ravib, ta on väga hea näiteks sellisel puhul, kui on
sul tekkinud või tekkimas nohu. Mina panen teda isegi nina sisse, et siis seda nohu ei tekiks või praegu ka, kui on hästi kuiv õhk toas keskküttega ruumides, siis ma samal põhjusel on ta ninna sisse pannud ja ka viiruste perioodil, kui ma lähen mingisse rahvarohkesse keskkonda, siis tema oma eeterlike õlide tõttu, mis seal sees on võimeline siis andma selle kaitsebarjääri meie kehale, et me ei haagiks enda külge neid baktereid ümberringi. Samamoodi näiteks, kui te olete võõras kohas ööbinud ja ärkate üles tursunud silmaalustega, siis Correctix on selline salv, mida panna silmaaluste peale ja lasta siis tal toimida mingi aeg ja ta võtab selle paistetuse alla või mõnikord on ka see koht, et kus sul silmaalused on tõesti, see nahk on väga-väga kuiv, et lased tal mingil ajal toimida, sa ei jäta seda sinna pikaks ajaks peale, sa ei tee meiki selle peale, aga lihtsalt lased toimida ja siis võtad ta maha enne, kui sa hakkad meiki tegema. Imeline balsam ka meie küüntele, küünenahale, ta pehmendab seda väga mõnusalt. Siis kui on kellelgi näiteks tulnud huuleherpes, siis sinna peale on väga hea teda panna. Nagu ma ütlesin, et huulte jaoks on ta väga mõnus toit ja ka läikeandja. Ja mis on ka väga hea ja meie pere poolt ära testitud tätoveeringusalv, et kui keegi läheb tätoveeringut endal tegema, siis meil ei ole vaja mitte kuskilt mujalt osta mingit muud toodet, et seda tätoveeringut hoida pehmena, vaid see Correctix on absoluutne lemmik sellel puhul. Ja muidugi ka igasugused nahavigastused, putukaammustused, kõigele sellele on Correctix siis väga heaks toetuseks. Ja siis on üks selline toode, mis tuli alles meil hiljuti, aga on absoluutne lemmik on frankincensi pulk. Ja selle sees on ka veel naiopuudi eeterlik õli, mis siis võimendab kogu seda viiruki toimet veelgi ja seda saab kasutada meeletult laialdaselt. Et põhimõtteliselt, kui ma ütlesin juba enne, et frankincensi on pandud toodetesse sisse sellepärast juba ka, et ta võimendab kõikide teiste eeterlike õlide toimet, aga kui me loeme raamatuid, kus on frankincensi kohta tehtud uurimustöid, et milleks ta võimeline on, siis ei ole asja, mida frankincense teha ei suudaks. Ja siit slaidi pealt te võite endale pildi teha, et mida kõike on võimalik selle frankincensiga teha, aga põhimõtteliselt kõik, mis on seotud nahaga, sinna sobib see frankincensi pulk nagu eriliselt hästi. Olgu see siis kortsukesed, armikesed, akne, mis iganes, laigud. Ma tean ka seda, et meil on kogemusi selle kohta juba, kui kellelgi on mingi sünnimärk olnud näo peal palju suurem, kui oleme tahtnud, siis seda kasutades on see sünnimärk sealt lihtsalt ka ära kadunud. Aga mulle meeldib väga kasutada seda ka õhtuses unerutiinis koos siis kas Serenity pulga või siis Deep Blue pulgaga. Kannan seda esimesena nahale, kas siis õlgade peale või randmetele või sealt, kus mul on valus ja siis kannan peale une jaoks siis Serenityt või siis selleks keha pingete leevenduseks Deep Blue'd. Nii et minu jaoks on frankincense väga tore ja samamoodi nagu ma ennem ütlesin, selle huulepalsami kohta on ju, et paned huulepalsamit natukene kaugemale kui sinna, kus huuled lõpevad, siis väga hea on sama asja teha õhtuti ka frankincensi pulgaga, kanda seda siis ümber huulenaha. Et selline laialdane kasutusvõimalus, et siit võite ka slaidist pildi teha, sest et neid kasutusvõimalusi frankincensi pulgaga on rohkem kui 2. Nii, aga siis meie peres, või mitte meie peres, aga peredes on ka väiksemaid inimesi, kes on veel beebid ja nende jaoks on doTERRA teinud täiesti oma sarja, mis on siis beebide sari, ongi 3 tootest koosnev sari, kus on beebide mähkmekreem, siis on selles beebide juuste ja kehapesuvahend ja losjoon ehk kehakreem. Seda beebide mähkmekreemi kasutatakse laiemalt ka
mitte ainult beebide peal, ka vaid näiteks suvisel ajal, kellel on natukene suurem keha ja kui tekib näiteks haudumine rindade alla või kui on peres inimene, kes on voodihaige, siis see beebide mähkmekreem on väga heaks nahahooldustooteks. Just sellepärast, mis ained selle sees on. Et soovitan kasutada siis ka teistes vanusegruppides, kus lihtsalt keha vajab natukene teistsugust hoolitsemist. See keha ja juustepesuvahend on pisaravaba, nii et kui seda kasutada oma beebide peal, siis ei pea kartma, et ta silma läheks. Ja kes on täiskasvanutest väga tundliku nahaga, siis soovitan proovida dušikeelina samamoodi just seda kehapesuvahendit, et ta on väga õrn ja väga mõnus ja väga õrna aroomiga. Ja see keha losioon beebide jaoks on samamoodi hästi lihtne ja rahustav aroom, sest seal on sees roomakummel ja vendel. Ja me teame, et need mõlemad on väga rahustavad. Ja meie viimaseks doTERRA toodete sarjaks on deodorandid. Neid on doTERRAl samamoodi jälle 3 erinevat varianti ja mis siis on nende 3 erinevus peale selle, et lõhnad on erinevad. Minu jaoks on väga oluline erinevus just sellel Douglas Fir ja Kreeka apelsini deodorandil, just sellepärast, et selle sees ei ole söögisoodat. Tihtipeale inimesed võivad olla tundlikud sellele söögisoodale ja nad ütlevad, et doTERRA deodorant pole neile sobinud, et ta on kuidagi ärritanud või ei ole võtnud seda õiget, ei tekitanud seda õiget tunnet, siis soovitan proovida just seda Douglas Fir ja Creek Orange deodoranti, sest see on palju leebem, aga toimib täpselt samamoodi väga hästi, et doTERRA deodorantide mõte ei ole pärssida meie higitootmist, vaid pigem seda, et higitootmine on normaalne, aga lihtsalt, et me ei hakka lõhnama ja ta hoiab meie keha nagu mõnusalt. Et soovitan teil seda tõsiselt proovida. Aga siinkohal mina siis lõpetan oma slaidid. Ja kui kellelgi on nüüd kokkuvõtvalt veel midagi öelda või tahab keegi mõne sarja kohta midagi oma isiklikku nippi anda, siis praegu on siis täpselt see moment. Sest mina tahaksin tegelikult öelda Eeva sinu salupelli kohta seda, et mina olen salupelli kasutanud aastaid ja eelkõige just sellepärast, et on väga hea armiraviks. Et minule meeldib salupell just sellepärast väga-väga-väga. Mina võin omakorda lisada siis salupellile, et see on minu silmanägemist parandanud päris palju ja pigmendilaigud on ka pärast seda kadunud, kui ma olen näo peal hakanud salupelli kasutama. Ja tõesti, kui ma ümber silma panen, siis mitte ainult kortsukestele, vaid ka silmanägemisele väga hea toetav. Nagu juuresolevalt pildilt näha, siis ülejäänud meist kannavad prille, kuigi ma olen aastaid ka kasutanud salupelli, aga ma võib-olla toon siia nagu selle lisa selle, et tegelikult salupell hoolitseb ka väga hästi just nagu silmapõhja tervise eest ja selle läätse tervise eest, et see ei ole ainult su pluss või miinus, aga just nimelt need nähtamatumad silmade teemad, mida tihti opereeritakse, et sellele on salupell imeline abiline ja ka peale silmaoperatsioone on salupell, nagu just siit käis läbi, et ta on armiraviks, siis just nimelt ka väga värsked armid peale operatsiooni koheselt, kes käib laugusid tõstmas, kes käib midagi muud tegemas, aga just nimelt, et ta on tegelikult armi paranemise juures ka võimas abiline. Ja ma lisan siia juurde veel selle ka, et silmarõhk on üks asi, millega salupell siis nagu toetab, et ta ei lase silmarõhul kõrgeks minna. Ja siis Maris, sinu ühe toote kohta ma tahan ka öelda, see doTERRA päikesesarja tooted, eks ju.
et need, kes käivad küünesalongis oma küüsi tegemas ja need käed pannakse sinna lampide alla, siis soovitan väga kasutada enne päikesesaretooteid oma käte kaitsmiseks. see on tegelikult hea mõte ja väga oluline. kas kellelgi veel mingeid häid kogemusi ja mõtteid? Tooteid palju, ülevaade kirju, võib-olla infot ka palju, aga kui sa kuulad järgi, kuula rahulikult, lase settida, leia omad lemmikud ja kindlasti jaga salvestuse all oma nippe, oma kogemusi, mis sulle meeldib ja kuidas sina midagi kasutad. kas on kellelgi midagi lisada veel? aga siis loodan, et leidsid uut infot ja leiad uusi nippe ja kohtumiseni järgmisel korral.